Donald Trumpi ametisse astumisest on möödas napilt üle 1 kuu ja ootuspäraselt on kogu maailm kaoses. See ei puuduta ainult meid siin, Ukrainat, vaid peaaegu kõiki teemasid ja peaaegu kõiki maailma regioone. Ma arvan, et on väga oluline aru saada, kuidas me siia oleme jõudnud, mis on need põhjused, kuidas see meid pikemas vaates mõjutab ja mida me saame teha selleks, et sellest sündmusest Trumpi presidentuuris saaks tegelikult positiivne impulss Eestile ja tegelikult kogu Euroopale. Kui me vaatame Eesti poliitikute reaktsioone sellele esimesele kuule, siis need on väga vaoshoitud ja kindlasti inimene võib küsida, et aga miks meie riigijuhid nii vaikselt ja rahumeelselt reageerivad tegelikult väga skandaalsetele olukordadele. No, eks siin tuleb aru saada, et tegemist on Eesti poliitikute puhul siiski pigem sellise ratsionaalse ellujäämisloogikaga, sest me teame, et Ameerika president on paraku nartsissistlik loomuga inimene, mis tähendab seda, et ta jätab kõik negatiivsed sõnad meelde ja hiljem maksab kätte. Seda me nägime alles hiljuti president Zelenski puhul, kes julges öelda, et võib-olla president Trump mitte kõiges ei ole adekvaatselt informeeritud, millele sai vastuseks siis pika loengu sellest, kuidas tegelikult hoopis president Zelenski ei kõlba mitte kuskile. Nii et Eesti poliitikute selline vaoshoitus on arusaadav. Palju keerulisem tegelikult mõista, et miks Euroopa poliitikud on olnud nii tagasihoidlikud oma hinnangus. No võtame minu hinnangul kõige grotesksema juhtumi, kus Ameerika Ühendriikide president tegelikult asus õõnestama oma liitlase ja Euroopa Liidu liikmesriigi suveräänsust, aga nimelt siis öeldes, et USA peaks saama Gröönimaa endale, mis teatavasti kuulub siis Taani jurisdiktsiooni. Härra Trump läks tegelikult ju nii kaugele, et ütles, et kui Taani ei ole valmis loovutama Gröönimaad Ameerika Ühendriikidele, siis järgnevad sellele sanktsioonid, tollid ja muud meetmed. No kujutage ette, et teine riik tegelikult oma liitlast sellisel viisil kohtleb, esitab talle territoriaalseid nõudmisi. Ja mis oli Euroopa liidrite reaktsioon, liitlaste reaktsioon? Täielik vaikus. Kuidas ma seda seletan? Ma usun, et selle põhjus on tegelikult selline eurooplast ikka veel kestev arusaam, et tegemist on sellise lühiajalise protsessiga, et härra Trump on meie portselanipoodi saabunud, natukene laamendab siin, mõned vaasid kukuvad küll kildudeks, aga üsna varsti läheb ta edasi kuskile teise regiooni oma impulsiivsuses, pöörab oma pilgu hoopis kuskile mujale, meie saame oma killud kokku kleepida ja tegelikult elu läheb umbes samal kombel edasi. Paraku see absoluutselt nii ei ole. See on päris selge, et selles teises Trumpi presidentuuris need muutused, mis praegu toimuvad, need on kestvamat laadi ja Euroopa peab neile hakkama kiiresti adekvaatselt reageerima. See Euroopa poliitikute hinnang ei ole õige sellepärast, et ta ei hinda õigesti seda, mis päriselt on toimunud Ameerikas viimaste aastate jooksul. No tihtipeale me kuuleme võrdlust esimese Trumpi presidentuuriga, et alguses räägiti palju erinevat juttu, aga tegelikult suures pildis midagi ei muutunud. See alahindab seda muutust, mis vahepeal Ameerika ühiskonnas on toimunud, kus tegelikult on jätkuvalt süvenenud polarisatsioon selle ühiskonna sees ja see tähendab seda, et kui me arvasime, et kui ameeriklased on ära näinud 4 aastat Donald Trumpi esimesel ametiajal, siis pärast seda saadavad nad ta nurka häbenema. Ka mina arvasin seda, et kui see valetamine, võimu liialdused, kõik see on ameeriklaste ette laotud, et siis nad hääletavad selle mehe igavesti maha koos oma ideoloogiaga. Aga tegelikult nii ei juhtunud. Ta küll napilt kaotas aastal 2020, aga tema toetus tegelikult nende aastate jooksul tema enda valijaskonnas on pigem konsolideerunud. Sellel on oma laiemad põhjused, aga igal juhul me teame seda, et tänaseks selles Trumpi uues presidentuuris on palju vähem neid inimesi, kes kutsuksid ta kriitilisel hetkel mõistusele, kes oleksid need hääled, kes tegelikult hoiaksid neid pikemaajalisi Ameerika strateegilisi huvisid, sealhulgas ka liitlassuhted. Need inimesed vabariiklikust parteist on kas ise lahkunud või nad on seal ära marginaliseeritud. Ja see tähendab seda, et need, kes seal praegu poliitikat Trumpi ümber kujundavad, on jäägitud lojalistid, kes tegelikult enam iseseisvat poliitilist kaalu endast ei kujuta.
Kuidas see laiemalt on juhtunud, ma arvan, et probleem, ja see on väga oluline aru saada, et see probleem ei ole ainult Trumpis, et Ameerika ühiskond on katki palju sügavamalt. Sellel on oma pikad põhjused ja põhjalikud, mida on ka loomulikult ka uuritud ja analüüsitud, aga kõige lühemalt võttes, et ega siis see natsionaalpopulismi selline toimeloogika väga palju ei erine sellest, mida me oleme näinud nii Eestis EKRE puhul, Saksamaal AfD puhul, teiste sarnaste liikumiste puhul, ainult et Ameerikas loomulikult on ta veelgi võimsamalt esil tulenevalt sellest, et erinevad ühiskondlikud lõhed, on nad sissetulekulõhed, on need küsimused tervise ebavõrdsusest, hariduslikust ebavõrdsusest, nad on objektiivselt seal palju suuremad kui Euroopas, sest Euroopa ühiskonnad on üles ehitatud väga tugevale avalikule sektorile, kus põhilised teenused, on ta haridus, tervishoid ja nii edasi, on kõigile kättesaadavad. Ameerikas loomulikult see olukord on kardinaalselt teistsugune ja see tähendab seda, et need lõhed ühiskonnas on palju suuremad ja need samad lõhed mängivad ennast välja loomulikult ka poliitikas. Ja sinna juurde võtame siis kogu alternatiivsete faktide, alternatiivparalleeluniversumi ehitamise, sealhulgas mida toetab loomulikult sotsiaalmeedia, mis nüüdsest on Trumpile väga lähedal tulenevalt härra Muski panusest sellesse agendasse. Ja saamegi tulemuseks selle, et Ameerika ühiskond on palju sügavamalt katki ja ma arvan, et see järeldus siin on see, et see ei ole ainult Trump. Me näeme seda, et kui Trump oli võimalik tagasi valida pärast seda, kui ta oma esimese ametiaja oli ära pidanud, see tähendab seda, et ka tulevikus Trumpi sarnaseid poliitikuid, presidente valitakse Ameerikas ikka ja jälle. See on esimene põhjus. Teine põhjus, miks on meile oluline, mis praegu toimub ja seal on väga pikaajalised mõjud, puudutab tegelikult Ameerika poliitilist süsteemi kui sellist. Ameerika presidendi õigused vastavalt Ameerika põhiseadusele on oluliselt laiemad kui ükskõik millises Euroopa riigis. Ta on presidentaalne riik, aga mitte ainult presidentaalne riik, vaid presidentaalne riik, kus president saab teha väga palju asju, ilma et ta peaks üldse kellegi teisega arvestama. Loomulikult see tähendab seda, et need kaunid võimude lahususe ja tasakaalustatuse printsiibid, millest James Madison omal ajal kaunilt kirjutas, et nad tegelikult Ameerika ühiskonnas enam väga ei toimi. Kui me võtame kongressi, mis loomulikult omab võimu ka presidendi üle või suudab teda piirata põhiliselt eelarveliselt või siis ka ametiisikute nimetamise mõttes, siis me täna näeme, et olukorras, kus vabariiklaste käes on mõlemad kojad, siis tegelikult see asi järelevalve funktsioonina praktiliselt ei toimi. Sest vabariiklased, kes on täna peaaegu jäägitult trumpistid, nad tegelikult saavad aru, et neil on kasulik Trumpi agendat toetada, nii et seal, kus nad peaksid seisma pikaajaliste Ameerika huvide strateegilise partnerluse eest, tegelikult nad lihtsalt ka teenindavad Donald Trumpi. Ja kui me võtame kohtuvõimu, mis on kolmas võimude tasakaalu loogikas, siis kohtuvõim loomulikult mitte kusagil ei ole olnud reaalajas täitevvõimu kontrolliv asutus. Ka see on esimesel Trumpi ajal ülemkohus siis konservatiivseid kohtunikke täis pikitud, aga kohus ka iseenesest võimaldab küll kodanikel ja organisatsioonidel saada hiljem kaitset siis riigivõimu omavoli vastu ja see kindlasti Ameerikas ka edaspidi toimib, aga presidenti ta praktiliselt ei piira. Ja sellest järeldub see, et kui Ameerika rahvas oma katkisest ühiskonna olukorras demokraatlikult valib presidendiks Donald Trumpi suguse inimese, siis puuduvad seal mehhanismid, mis piiraksid tegelikult kogu senise maailmakorralduse segi peksmise. Ja kui niimoodi juhtub, nagu praegu on juhtunud, siis tegelikult ei ole ei Ameerikas ega ka laiemas maailmas selle vastu mingit kaitset. Mis sellest kõigest järeldub Eestile ja Euroopale? Väga lihtne. Me ei saa enam olla jäägitult kindlad selles, et meie seisukohad, meie nägemused nii meie kontinendil toimuvast kui ka maailmas toimuvast ameeriklastega ühtivad. Nad võivad olla samad, need meie seisukohad, aga nad võivad ka mitte olla. Me näeme seda, kuidas viimase kuu jooksul väga paljudes küsimustes, kus meil on siiani olnud ühine nägemus, on Ameerika mitte ainult meiega nõus olnud, vaid me oleme näinud, et nad on tegelikult läinud tegema ka diile meie vastastega. Ja loomulikult siin on Ukraina parim näide.
kus härra Trump isegi Euroopa liitlasi informeerimata asus tegelikult kõikide nii Ukraina kui eurooplaste selja taga sobitama siis Venemaaga rahu. Ja mis sellest järgneb või järeldub, on loomulikult see, et me peame edaspidi oma eluliste huvide eest Euroopas kandma hoolt ise. On ta kaubanduspoliitika, on ta majanduspoliitika, on ta julgeolekupoliitika. Loomulikult Ameerika on meile oluline riik, kellega meil on ajalooliselt väga pikad ja eriilmelised suhted ja kui meie seisukohad ja huvid kattuvad näiteks mõne teise presidendi ajal, siis loomulikult seda potentsiaali tuleb realiseerida ja kasutada. Aga me peame alati arvestama sellega, et katkises Ameerika ühiskonnas, kus presidendil on peaaegu piiramatu roll, võib tulla taas aeg ka pärast seda Trumpi presidentuuri, kui taas tegelikult Euroopa peab oma eluliste huvide eest kandma hoolt ise. Ja see muutus on tegelikult palju laiem. Trump on praegu segi peksmas kogu 1945. aasta järgset sellist maailmakorra arhitektuuri ja selle arhitektuuri tuum on olnud lihtne, et demokraatlikud, liberaalsed riigid valdavalt läänes hoiavad kokku, neil on ühised huvid ja nad töötavad selle nimel, et tegelikult jõustada kogu maailmas reeglitepõhist maailmakorda. Ja selle asemele me näeme, on tulnud tegelikult palju pragmaatilisem, palju selline transaktsioonilisem lähenemine, et kui mulle on kasulik, siis ma teen sinuga koostööd ja kui mulle hetkel kasulik see ei ole, siis ma teen koostööd sinu vastasega. Ja Euroopa peab sellest loomulikult hetke kasutama äratuskellana mõistma, et tegelikult oma elulisi huvisid peab ta nüüd asuma, realiseerima ja kaitsma ise. Ka siin Eestis me oleme tegelikult väga palju panustanud suhte tihendamisele Ameerika Ühendriikidega, eeskätt just julgeolekupoliitiliselt ja loomulikult see on arusaadav, tegemist on NATO kõige võimsama sõjalise jõuga. Aga täna, arvestades seda, mis praegu toimub ja mida me näeme, et tõenäoliselt toimub ka edaspidi või vähemasti ei saa me seda välistada, tuleb ka siin selgelt anda aus hinnang sellele, kus me oleme ja mida me peame tegema. Me oleme loomulikult rõõmsad selle üle, et Ameerika Ühendriikide sõdurid on siin Eestis kohal NATO kollektiivkaitse raames, aga me peame endalt küsima selle ebamugava küsimuse, et sellel kriitilisel hetkel, kui tegelikult Eestit on vaja kaitsta, kas Valges Majas on see inimene, kes annab neile käsu seda teha või on ta selleks ajaks tegelikult juba meie vastasega mingisuguse oma saladiili teinud. Ja kui me ei saa sellele ühemõtteliselt ja kindlalt vastata jaatavalt, et nad seda teevad, siis me peame lähtuma sellisest riskianalüüsist tulenevalt sellest, et meil oleks ka varuplaan. Et meil oleks see variant, et millisel viisil me kaitseme Eesti riiki iseenda ja Euroopa liitlaste toel. Ja ma arvan, et tervikuna see tähendab seda, et me selle asemel, et langeda musta masendusse, me peaksime nägema siin seda positiivset impulssi ja seadma uued sammud selleks, et selle uue reaalsusega toime tulla. Eesti kontekstis tähendab see loomulikult regionaalse koostöö tugevdamist lisaks oma iseseisvale kaitsevõimele. Koos oma Euroopa liitlastega tegelikult vaadata need plaanid niimoodi ümber, et me oleksime võimelised iseennast siin Euroopa kontinendil kaitsma. Ja loomulikult, kuulge, ei ole ju mingit kahtlust selles, et Euroopa kõige võimsama majandusega regioon ei suudaks iseennast kaitsta. Muidugi me suudame seda teha siis, kui me selle plaani võtame. Selleks on loomulikult vaja riikidel teha ka oma muuhulgas eelarvelisi otsuseid, kulutada riigikaitsele suurusjärgu võrra rohkem, aga see on kahtlemata võimalik. Eesti kontekstis see tähendab kindlasti regionaalse koostöö tugevdamist mitte ainult julgeolekupoliitika valdkonnas, mida me tegelikult oleme teinud. Me oleme Prantsusmaaga arendanud strateegilist koostööd, osaledes näiteks nende juhitud missioonidel Aafrikas, selleks, et hiljem Prantsusmaa osaleks EFP raames siin Eesti kaitsel. Me oleme arendanud strateegilisi suhteid Suurbritanniaga vaatamata Brexitile, kus paljud riigid niimoodi võtsid vähe distantsema positsiooni, et kui britid enam ei ole meiega, siis ei pea nendega nii palju koostööd tegema. Eesti tegi nendega koostööd ja tänu sellele britid täna juhivad seda väekontingenti siin Eesti pinnal, mis on olnud väga õige. Aga me peame ka palju laiemalt kui ainult julgeolekupoliitikas oma välispoliitikat rekalibreerima, just nimelt väärtustades tegelikult suhteid Euroopa vajalike pealinnadega selleks, et meil oleks see koostöö sellisel tasemel, et meie elulised huvid nii julgeolekupoliitikas kui mujal oleksid kaitstud ilma Ameerika Ühendriikidega nendel hetkedel, kui ameeriklaste peale selles kindel ei saa olla. Ja selles kontekstis tegelikult Euroopa Liit kui kõige tugevam liim meie kontinendil riikide ja rahvaste vahel,
selle tugevdamine, selle adekvaatne toimimine muutub muuhulgas ka julgeoleku küsimuseks, nii et rohkem Euroopat, tõhusamalt toimiv Euroopa Liit kindlasti on ka meie huvides. Ja selle kõige tegelikult selline lühike kokkuvõte on see, et me peaksime seda hetke, kui Ameerika on pööranud oma pilgu, ütleme, Euroopast ära või igal juhul ei ole ta pikas vaates meile lõpuni usaldusväärne partner, siis me peame tegelikult kasutama seda momentumit selleks, et ise saada paremini jalule, et suuta kaitsta oma elulisi huvisid ise. Nii nagu aastal 1940 juunikuus Winston Churchill pidas oma kuulsa kõne parlamendi ees Briti lahingu eelõhtul. Prantsusmaa oli selleks ajaks just kapituleerunud ja olid ka seal sellised natukene allaheitlikud meeleolud, et kui nüüd Hitler tuleb ja ründab Suurbritanniat, mis meist siis saab? Ja seal ütles Winston Churchill, et me peame kaitsma oma vabadust sellisel viisil, et järgnevad brittide põlvkonnad vaatavad sellele hetkele tagasi ja ütlevad this was their finest hour. See oli nende tähetund. Ma arvan, et me oleme praegu täpselt selles kohas, kus eurooplased peavad võtma vastutuse oma kontinendi oleviku ja tuleviku eest ja tegema seda viisil, et järgnevad eurooplaste põlvkonnad vaatasid tagasi ja ütleksid, et see oli nende tähetund ja nad tegid vajalikud asjad ära. Vähem aga järgmised põlvkonnad, ma arvan, ei nõustu.